Tere! Räägime täna ühest asjast, milleta su internet kodus või kontoris lihtsalt ei töötaks. See on võrguaadresside tõlkimine ehk NAT ja see on põhimõtteliselt interneti tunnustamata kangelane. Lähme kohe selle probleemi juurde, mida NAT lahendama loodi. Vaatake, siin on üks matemaatika ülesanne, mis kohe üldse kokku ei lähe. Interneti põhilises aadressiraamatus, mida kutsutakse IPv4-ks, on umbes 4,3 miljardit unikaalset aadresse. Aga seadmeid, telefone, arvuteid, telereid, isegi külmkappe on võrgus üle 15 miljardit. Lihtne matemaatika ütleb, et aadressid on juba ammu otsas. Ja see ongi see suur küsimus, eks ole. Kui aadresse on mitu korda vähem kui seadmeid, siis kuidas on võimalik, et me kõik saame samal ajal YouTube'i vaadata või uudiseid lugeda? Vastus on tegelikult üks geeniaalselt lihtne trikk. Mõtleme sellest kui ühest väga osavast hotelli administraatorist. Just see lahendus hoiabki kogu meie tänapäevast internetti püsti. Ühesõnaga, asja point on ülilihtne. NAT laseb sinu kodus oleval 5, 10 või isegi 100 seadmel esineda internetis ühe ja sama tegelasena. Nad kõik jagavad ühte sama avalikku aadressi. See hotelli analoogia teeb pildi päis selgeks. Kujutage ette, et teie internetiühendus on nagu suur hotell. Kogu sellel hotellil on üks avalik telefoninumber. See on teie avalik IP-aadress. Nüüd, teie Wi-Fi ruuter on see administraator seal laua taga, kes võtab kõik kõned vastu. Ja iga seadekäija võrgus, su läpakas, telefon, telekas on nagu eraldi tuba oma lühinumbriga. See ongi seadme privaatne IP-aadress. Ja mis on oluline, välismaailm ei pea teadma, mis su toa number on. Nad helistavad lihtsalt hotelli peanumbrile. Okei, aitab analoogiast. Lähme nüüd natuke tehnilisemaks ja vaatame, kuidas see võlutrikk sinu ruuteri sees tegelikult iga päev ja iga sekund toimub. Et see kõik toimiks, on meil vaja 2 tüüpi aadresse. Sinu seadmetel kodus on privaatsed IP-aadressid. Näiteks klassikaline 191.276.1.10. See on täpselt nagu korteri number. Igas korterimajas võib ju olla korteri number 10, see ei ole maailmas unikaalne. Aga siis sinu internetiteenuse pakkuja annab sulle ühe avaliku IP-aadressi. Ja see on nagu maja aadress tänaval, täiesti ainulaadne kogu maailmas. Ja nüüd vaatame, mis juhtub, kui sa päriselt midagi teed. Ütleme, et su läpakas tahab Google'iga ühendust võtta. Esiteks, see saadab päringu oma privaatse aadressiga ruuterile. Teiseks, ruuter, meie tubli administraator, teeb väikse vahetuse. Ta võtab sinu läpaka privaatse aadressi ära ja paneb asemile enda avaliku aadressi. Ja mis kõige tähtsam, ta jätab meelde, et see päring tuli just läpakalt. Kolmandaks, Google'i server näeb ainult ruuteri aadressi ja saadab vastuse sinna tagasi. Ja 4. samm, ruuter saab vastuse, vaatab oma märkmetest, see oli see läpaka päring ja suunab andmed täpselt õigesse kohta. Sinu arvuti privaatne aadress ei lahku kunagi su koduvõrgust. See süsteem on ju super, eks? Aga see töötab ideaalselt ühe seadme puhul. Mis saab siis, kui su lapakas, telefon ja nutiteler on kõik samal ajal võrgus ja tahavad midagi? Kuidas ruuter teab, milline Google'i vastus on lapakale ja milline Instagrami pilt telefonile? Siin tulebki mängu NAT-i veel nutikam versioon. Selle asja nimi on PAT ehk Port Address Translation ja tegelikult just seda peaaegu kõik meist igapäevaselt kasutavad. Mõte on selles, et iga kord, kui mingi seadepäringu välja saadab, kleebib ruuter sellele külge unikaalse pordinumbri, nagu jälgimiskood pakile. Üks number läpakale, teine telefonile, 3 telekale ja kui vastus tagasi tuleb, siis ruuter vaatab lihtsalt seda pordinumbrit ja teab eksimatult, kuhu pakk edasi saata. Nii lihtne see ongi. Ja just niimoodi saavadki 100 seadmed ühte avalikku IP-aadressi jagada. Aga sellel süsteemil on üks suur ja tegelikult väga oluline piirang, mis on ühtlasi ka turvaelement. Ja kui me tahame sellest mööda hiilida, siis me peame oma ruuterile justkui tagaukse tegema. Asi on selles, et kuna ruuter teab, kuhu vastus saata, ainult siis, kui seade on ise midagi küsinud, siis see toimibki nagu selline baasitaseme tulemüür. Kui keegi kuskilt internetist üritab sinu arvutiga otse ühendust luua, siis ruuteril pole õrna aimungi, mida sellega peale hakata, ta lihtsalt ignoreerib seda, viskab minema. See on turvalisuse mõttes ju super, aga mõnede asjade jaoks tekitab see paraja peavalu. Lahendus on pordi suunamine ehk port forwarding. See on põhimõtteliselt nagu püsikorraldus, milles oma ruuter administraatorile annad. Sa ütled talle, et kuule, kui keegi helistab meie hotelli ja küsi spetsiifiliselt mänguserverit pordil 25566, siis ära isegi küsi, vaid ühenda see kõne alati otse minu mänguarvutile, mis on toas 115.
seda on vaja näiteks siis, kui sa tahad ise mingit võrgumängu hostida või oma koduse turvakaamera pildile väljaspoolt ligi saada. Ja siit koorubki välja kogu asja iroonia. See geeniaalne, aga samas algselt täiesti ajutiseks mõeldud lahendus sellele IPv4 aadresside nappusele on muutunud nii fundamentaalseks osaks internetist, et ilma selleta kukuks tänapäevane võrk lihtsalt kokku. See, mis pidi olema ajutine paik, on nüüd vundament. See paneb mõtlema, eks, milliseid teisi selliseid ajutisi lahendusi me oma elus ja tehnoloogias iga päev kasutame, mis on märkamatult muutunud täiesti asendamatuks. See on mõttekoht. Aitäh, et kaasa mõtlesite!